Soovides nautida talvist suusaparadiisi pole sugugi vaja alati sõita kaugele Lõuna-Eestisse. Siinsamas Albu Valgahobuse mäel 60 kilomeetri kaugusel Tallinnast on talvel tõeliselt lõbus ja rahvarohke. Siin minu taga on talvisel ajal 190 meetri pikkune lumenaunõlv, koos näete nende väikeste hüpekatega, nii nagu olema peab. Siit kõrvalt tuleb lumerõngarein. Lisaks on seal mäe otsas võimalik kogu ümbrusele pilk peale visata 25 meetri kõrgusest vaatetornist. Ja kui kõigest sellest on veel vähe, siis on siin ka kelgunõlv, kus saavad väiksemad kelgutada. Kogu selle asja eestvedaja hing on kohalik vallavanem Kalju Kertsmik. Neid suusaradasid ja analoogseid spordikeskusid on Eestimaal teisigi. No miks peaks üks inimene tulema just nimelt teie keskusse? Mille üle te nagu eriti uhked olete? Me oleme uhked selle üle, et meie suusaralade kvaliteet on väga hea, mis viivad huvilisi nii Jänedane, Nelijärve kui Aegviiduni ja teisalt muidugi ka see unikaalne loodus. Ega me muidu ütle, et meil on nagu Eestimaa kopsud siin. Hetkel on siin Valgahobuse mäe suusakeskuses küll kaunis sügisilm ja metsa all askeldavad seenelised, aga talvisel ajal on siin rahvarohke suusakeskus. Saime ka liidrist raha siis Valgahobuse mäe suusapuhkekeskuse teise etapi tööde projekteerimistöödeks. Eks kõige tähtsam muidugi on siin talvised tegevused ning muidugi pärast nautida ka sauna mõnusi, maitsta häid sööke siin ja siin saab pidada ka erinevaid üritusi, talvepäevi ja kui minna suve juurde, siis suvel saab siin võrkpalli mängida, discgolfi mängida, rääkimata rattasõidust, orienteerumisest ja nii edasi. Inimene, kui juba siia tulles, Järvamaaga tahaks lähemalt tutvust teha, mis teie enda lemmikkohad Järvamaal on, kuhu läheksite? Siin samas lähedal on Tammsaare muuseum Vargamäel, kus igal suvel on teatrietendused. Lisaks väga unikaalsed matkarajad rabades, siin kõige lähem on ju Kakerdäraba. Mitte kaugel ei ole siit muuseumide vald, Järvajaani. Kui ikkagi inimene tuleb siia, siis ta võib-olla julgelt Järvamaal 2-3 päeva ja ta leiab siin tegevust igal pool.